ta üritab olla siis, ta tahab olla tohutu maitsona, aga täpselt selline showbusinessi maitsona. Tegelikult pole ta sees mitte midagi, aga tahab olla Lennale vääriline, siis on tal mingisugused tähtokad ja mis iganes ta üritab. Saad aru, nagu pseudomaitsa. See on teine. Aju on täpselt sama tühi nagu esimeses osas. Aga üritab välja sulle. Siis põhimõtteliselt oleks ka endal võimalus torgata nõe temast ja lasta on see, et näiteks ma istun siin ja ma tsenseerin kogu aeg ennast, ma ei võta nagu osa, selles mõttes, et mul on nagu peas kujutlus, et ja siuke enesetsensuur on kogu aeg, ma pean olema piisav, selles mõttes, et ma ei võta sõna, sest äkki ma teen vea, sest et mul on emaga või kellega iganes see taust ja ma ei ole mingis mõttes inimene, et iga kord, kui ma sõna võtan, on see, et see peab olema ideaalne või perfektne. Ja mingis mõttes need sündmused panevad niimoodi mind käivitavad, et ma julgen hakata oma vigade ja sakkidega olema, et saan inimlikkusega kontakti ja Brenda hakkab nägema mind inimlikku poolt, et ta nagu kaotab ära selle kontrolli. See õigustab ka seda, mis ta alguses ei tule need sõnad välja ka, seepärast, et ta mõtleb hullult kaua ja siis nagu oma, mis ta täpselt ütleb. Ja tundus suurepärane võimalus saada niivõrd heade inimeste või tegijate käe all kogemus, et kuidas üks lugu sünnib, kuidas see kirja pannakse, kuidas seda meeskonnatöös teha ja mis kogu see nagu telgitagune protsess, nagu, kuidas see välja näeb. Sind otsitakse. Sind ja liiguta end. Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.